Tervist ja kanali vaataja, muidu jälgija, tellija, tore inimene ja nii edasi. Täna räägime jälle ühest minu, midagi öelda pean tunnistama, suurest nii-öelda lemmikust, Park Riverist. Ja siis millega täna tegemist on? See imekaunis nuga on siis Park River Bravo 1.2, mille kohta tegelikult võib minu kanalit juba leida ühe ülevaate. Aga tegelikult on tegemist oma iseloomult, kindlasti kohe iseloomult ja ka geomeetriat sootuks erineva noaga. Alustamegi kohe sellest, et ma toon välja mõned erinevused. Nii. Näete seda kohta siin. Teine asi on see, et see nuga siit nii-öelda teraharjast kuni noa seljani on sellest noast umbes 2 millimeetrit kitsam. Siit on nagu terapaksus 1 ja kui ma neid nii-öelda võrdlesin, panen neid laua peale seisma, siis on parempoolne nuga ka kuskil tugevat 3 millimeetrit pikem. On näha, et vasak on geomeetria, käepideme geomeetria poolest ka igatepidi natukene nagu väiksem. Et see paremal oleva noa mikartast käepide on oluliselt pontsakam peos ja siis see kaunis puidust. Ei olegi praegu meelest, mis puit see oli, see mingi eksootiline väärispuit. See on käes, sükene on tunda kohe tillem. Nii et erinevusi on, kuigi mõlemad on nii-öelda Bravo 1.2. Siis see nuga, millest täna ma juttu tahan teha, sellel on siis nii-öelda karbi peale kirjutatud ja erinevates noapoodides, kui teda otsida, on selle nii-öelda nime taga sükene sõna nagu, ma ei tea nüüd täpselt hääldust, Svetke kirjutatakse. Ja sellise nii-öelda sõna taga ongi teistsugune disain. See ongi nagu minu jaoks Park Riveri puhul sükene, ma ütlen ausalt, totakas. Et minu jaoks need on kaks piisavalt erinevad nuga. Ja siin on nagu sarnasusi. Ja, on. Aga et nad oleks võinud mingi nime välja mõelda täiesti eraldi nagu sellele noale. Et ei oleks nii-öelda Bravo 1.2. Nagu võiks midagi muud olla. Aga ju neil siis ei ole seda meest seal väga tööle võetud, kes noa nimedega tegeleks nende väljamõtlemisega. On ainult lihvijad ja muud tegelased, raamatupidajad ja koristajad ja nii edasi. Aga ütleme niimoodi, et nii palju kui mina olen aru saanud, siis see Bravo 1.2 on nüüd disainitud rohkem jahimehe kütivajadustele. Neid arvestades. Ja tegelikult see nuga, ta ei olegi minu oma, ta ongi minu ühe hea sõbra Argo nuga, kes ise ongi jahimees. Ja seal on hoopis see noa tehnika, mida üks jahimees juba lastud looma puhul kasutab hoopis teine, kui näiteks ütleme see, kuidas mina sükse bushcrafti huvilise entusiastina noa kasutades viljele. Et mida mina näiteks visuaalselt on meeldiv, et siin pool tera oli öelda, aga natukene vähem kui pool tera ülevalt läheb kitsamaks ja söksed jooned ja asjad annavad noale nagu head välimust juurde. Aga lihtne asi, et ma nüüd tahan
lükata puu aluküljest pirdusid tule süütamiseks, siis mida laiem on noa selg, seda mugavam on mul seda ka aega tegelikult ju teha. Kui ta läheb siin kitsamaks, siis on see survestades ebamugav. Võib isegi valus olla. Et minu subjektiivne arvamus on see, et see ei ole väga sükse bushcrafti huvilise nuga. Ta pigem jääb sinna jahimeeste nii-öelda pärusmaadele. Ja tõsi ta on. Nagu vanad rallisõitjadki ütlevad, see, kes sõitjamees on, see sõidab ka sea seljas. Ja täpselt nii ta ongi, et vajadusel sa teed temaga ära kõik, mis vaja on ja veel pealegi. Ja ma pean tunnistama, et nädal aega või rohkem, mis ta nüüd minu käes on olnud, eks ma olen teda püüdnud nagu erineva intensiivsusega tundma õppida, katsetada ja pean tunnistama, et mõningaid asju on temaga äärmiselt meeldiv teha. Kas või võtangi selle sama klassikalise pirru lokitamise, et ta teeb väga ilusaid selliseid krussist lokke, et on tõesti väga kena vaadata ja kui need piisavalt palju ühe pirru peale teha, siis mida rohkem need lokid krussis on, seda tegelikult kergemini näiteks tuleraua pealt tuld võtab. Nii et kui ma nüüd võrdlen selle enda vana Bravoga, siis see nuga tundub mulle, et lõikab märksa agressiivsemalt ja ta tegelikult siin on näha, lokid on ka teise kujuga. Ta ei krussita neid lokke nüüd päris niimoodi, et on nagu oluliselt sirgemad. Et kui mul oleks vaja materjali ette valmistada lõkke süütamiseks, siis ma pigem selle töö jaoks tõesti eelistaksin seda. Aga kui mul on vaja neid nii-öelda lokitatud pirde rohkem ette valmistada, siis siin mind hakkab häirima see sükene väiksem kääbide. Ma pean tegelikult rohkem pingutama, et seda nuga nii-öelda kätt ära fikseerida korralikult ja väsib rohkem, kiiremini väsib ära. Et see kääbide on märksa sükene mõnusam, toekam, tunnen, et nuga nagu fikseerub palju paremini siin. Et igal kepil kaks otsa. Aga nuga iseenesest on ilus. Nuga on äärmiselt kvaliteetne. Kui nüüd vaadata seda, kuidas ta on teostatud, kuidas see nuga on lihvitud ja nii edasi, et mitte midagi öelda, et tegemist on täiusliku instrumendiga. Et ei olegi mitte midagi nagu tõesti ette heitud olla. Mulle meeldib ka see kõrgendus siin noa seljal, mis teeb nii-öelda mõningased tööd päris mugavaks. Tema sükene, siin on mul nüüd korralik sükene kasepuu võetud, aga ütleme, et tema võime nii-öelda liikuda puidu kiudude vahele on ka ikkagi üsna hea. Ja kui ma siin tahaksin midagi temaga meisterdada, jälle taaskord telgivaiad maha ununenud või olengi looduses sellises liikumises, kus minu jaoks on tähtis kaalu optimeerida, siis selliseid puidu nokitsemistöid on taga väga mugav teha tegelikult. Ja kui ma sellise nokitsemistöid teen, siis ausalt öeldes ma isegi julgen väita, et on pigem eeliseks see, et tal see käepide on selline minimalistlikum. Ei ole nagu nii suur. See teeb tegelikult nagu sellise nikerdamise ja mugavamaks kohe. Et nokitsemist pigem ma eelistaks selle väiksema käepidemega teha.
no vot, iga töö jaoks on ikka oma riist. Puitu lõikab ikka magusalt. Et selle koha pealt nagu küll jah, mitte midagi ette heita ei saa. On ikka tubli riista. Ei, täitsa nauditav tegevus, aga jah, mõtleme, et juba sihukest niimoodi, et tahaks midagi otsast teravaks teha, siis selle koha pealt ma eelistaks nagu enda Park Riverit ja ausalt öeldes jah, minu oma see klassikaline Bravo 1.2, ta ei ole lihtsalt 1.2, ta on mõlemad ka veel LT ehk siis, mis see nüüd tähendab, ta on saledama teraga versioonid mõlemad, et lihtsalt Bravod on terapaksusega 5,5 millimeetrit reeglina, mõnikord on 5,4, mõnikord 5,6. Millegi pärast sellised kõikumised. Nii et need on saledamad. Aga jah, ei täitsa sihukene, ühesõnaga asjalik nuga, mis siin ikka keerutada. Mida ma täna tegema ei hakka? Ma ütlen ausalt, et ma ei hakka temaga tulerauda kraapima. Ta on minu silmis sihukene jahimehe nuga. Ta ei ole bushcrafti nuga. Kes veel peale jahimehe võiks teda nagu omada? Ütleme, et võib-olla need inimesed, kes lähevad matkama ehk, sest ta on tänu puidus käepidemele ja veidike väiksematele mõõtmetele minu Bravost natukene kergem. Matka puhul me teame, et on vaja kaalu optimeerida. Aga jah, ütleme, et ilus. Võib-olla tõesti matkajale sobiks. Võib-olla ka sellele, kes nii-öelda just sellist pikka matka teeb, et on mingi sükse optimaalse suurusega nuga kaasas üks, et ei pea mingit väikest ja suuremat võtma. Kes nüüd läheb sükest päris off-roadi metsa matkama kuskile mitme ööbimisega, et siis nagu üheks noaks ta ei piisa, et kui on vaja ikkagi omal ise varjualust ehitada ja metsast lõkkepuid hankida ja kirvestida kaasa võtta ja nii edasi, et siis võiks veidikene toekam olla. Ennem ma võib-olla tõesti valiks selle pigem. Aga midagi halba nagu öelda ei saa, et muga on kena ja nii edasi. Mina ise teda endale, ütlen ausalt, ei ostaks. Mitte sellepärast, et tal midagi häda oleks. Lihtsalt ta ei vasta minu vajadustele. See, mis minu vajadustele peaks vastama, on mul juba olemas. Ei vastab. Nii et aga muidu iseenesest kena tubli riist ja täna ei hakka mingit sädet temaga kraapima siin, kuna ta ei ole ka minu oma. Ma hoian võõrast vara. Paraku see sädeme kraapimine tuleraua pealt ikkagi jätab noale jäljed. Aga noa selg on selline, et siit võiks teoreetiliselt tulla küll. Aga vot, sihukene iludus ta siis on. Kui enne me ei kuule ja näe, siis järgmine kord. Tellige ka mu kanalit.